Hele, sina olid žüriis nüüd esimest aastat. Kuidas sa paari sõnaga iseloomustaksid, milline ideede tänavune tase oli? Väga põnev oli ja ideed olid tõesti kõrge tasemega, et valida oli väga raske. Tõsist mõttetööd pidi žürii tegema, sest võrdseid oli hästi palju ja siis hakkasid nüansid mängima. Mida te hindamisel kõige enam arvesse võtsite või mis need põhilised hindamiskriteeriumid olid, mis tegid idee heaks? Me vaatasime seda, kui palju on mõeldud kasutaja peale. Ehk siis seda, et kas teatakse, kes on kasutaja, mis kasu kasutaja saab. Paljudel olid juba reaalsed kokkulepped või uuringud kasutajate hulgas. See oli kindlasti plusspunkt, mis ideele kaalu andis. Sina nüüd kuulasid 2 päeva jooksul valdavalt IKT või info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ideid siis. Mis kõige eredamalt meelde on jäänud seni? Ideid oli hästi eripalgelisi, väga palju oli sotsiaalseid platvorme, sotsiaalseid lahendusi, kuidas inimeste elu heaks teha. Mulle meeldisid väga ka e-riiki toetavad lahendused, ehk siis meil oli üks toiduettevõtetele suunatud idee, mis aitab paberimajandust vältida. Meil oli mullaproovide idee, jällegi suur paberimajanduse vältimise idee. Need on väga vahvad, et mitte ainult riik ei mõtle e-riigi lahenduste peale, vaid päris inimesed ka. Kuidas siis meeskondadel üleüldiselt pitchimisega läks, et kas nad said hakkama või astuti palju kämbrisse? Mina olin valmis selleks, et tegelikult pabistatakse rohkem, aga noored on uskumatult enesekindlalt, tulevad, väga kihvtilt räägivad, on vimkadega lahendusi välja mõelnud, kuidas ennast meeldejäävaks teha. Väga-väga hea tase, väga kõrge tase, nutma ei hakanud keegi. Aga kas oli ka neid ideid, kes oleksid väärinud edasipääsu, aga täna 30 hulka ei pääsenud? Ja neid oli palju. Ja paljude ideedega ongi nii, et mis me soovitame, et töötage natuke veel edasi, tulge järgmine aasta uuesti, mõelge selle peale, mis tagasisidet žürii teile andis, potentsiaali on hästi palju. Aitäh!